Tennise podcasti Matchpall toob teieni Tallink. Tere kõigile tennisesõpradele. Aasta eelviimane Matchpalli podcast läheb eetrisse Tallinna südalinnast Delfi tasku häälingu stuudiost. Minu nimi on Gunnar Leheste ja minu kaassaatejuht on endiselt Riho Kallus, ei ole ta kuskile kadunud selle aasta jooksul. Tere. Tervist. Ja meie tänane saatekülaline on üks noorimaid, kes siin meil teisel pool lauda on kunagi istunud. Et panna perspektiivi, kui noore tennisistiga on tegu, siis sa olid 1 aastane, kui Eesti võitis Eurovisiooni. Sa olid 3 või 4 kuune, kui Erki Nool võitis Sydneys olümpiakulla. Palju sa mäletad nendest asjadest? Mina ei mäleta midagi nendest asjadest. Aga Maria-Lotta Kaul, 2-kordne Eesti meister, on meie tänaseks külaliseks. Tervist! Tere! Tahtsime tegelikult juba varem sind siia podcasti tuua juba novembrikuus, aga siis sa ütlesid, et sa lähed 3 nädalaks ära. Kus sa siis käisid ja mis sa siis tegid? Ma käisin võistlustel Kreetal ja 15 000 võistlused ja olin seal. Ja 3 nädalat lähebki niimoodi reisi peale ära? Tegelikult ma olin 2 nädalat ja algus oli plaanis pärast paar päeva puhata ka, aga see jäi ära. Nii et ma tulin varem tagasi, aga siis ma jäin haigeks, nii et nüüd on siis enam-vähem olemine hea juba. Ja. Kuidas siis läks Kreetal? Viimasel ajal minu kohta tavapäraselt. Et esimene turniir tulin kvalist läbi ja kaotsin esimene ring. Ja teine turniir kaotsin kvali teine ring. Aga see kvali teise ringi mäng oli tegelikult päris hea mäng. Nii et see ei olnud nagu nii negatiivne, et ma nüüd seal kvalis kaotsin. Et, jah. See on su esimene aasta, kui sa nüüd ainult naiste turniire mängid ITF-is. Kui valulik see algus on olnud, et ega sul põhitabelis ega üle 2 mängu ei tule? No enne ma olin ju vigastatud siis, kui ma oleks võinud ka ainult naisi juba mängida tegelikult. Aga ma arvasin aasta algus, et mul hakkab väga palju paremini minema. Et mul oli vorm oli hea, siuke jaanuar, veebruar, märts. Oli okei, kuni karikavõistlusteni, kuni ma siis tõmbasin kõhulihase ära ja ma 1,5 kuud ei saanud põhimõtteliselt midagi teha, sest see kogu aeg tuli tagasi ja siis ma lõpus ei julgenudki enam nagu üldse liigutada ennast väga, et ootsin, kuni see nagu ära paraneks ja pärast seda nagu kuidagi ei saanudki uuesti nagu hästi käima. Et füüsiliselt olin ka nagu nõrk, ei tekkinud enam siukest nagu perioodi, kus oleks aega nagu pikemat järjest teha siuke füsiperiood. Ja siis tulid võistlused peale ja siis mängisin sellise vormiga kogu aeg nagu oli. Ja ütleme nii, et kui ma oma õlavigastusega Audis olin, siis ma mõtlesin ikka, et 15 000 peaks ammu võitma juba. Ja siis kui ma nüüd praegu siin mängingi, kvalist tulen läbi enamasti, aga esimesed ringid need kaotsid, need olid ikka päris masendavad. Ja siis vahepeal oligi juba siuke tunne ka, aga kõik, miks ma siin mängin või nii. Aga kuna kõik mulle ikka ütlevad, et tegelikult näiteks, et nii kaua kuni sa Audis oled, nii kaua sul läheb vähemalt tegelikult aega, et nagu tagasi saada sinna vormi üldse, nagu kus sa olid varem. Ja et ma olen nii vähe mängin, mul on nii vähe võistluskogemust praegu, et lihtsalt ma pean mängima hästi palju ja võistlema ja küll need võidud ka tulema hakkavad, et jah. Kuidas see ITF 15 000 tase sinu jaoks tundub? On ta selline, nagu sa ootasid? Jaa, seal 15 000 tegelikult, kui sa ei pea nagu väga-väga agressiivne tegelikult olema, et kui sa suudad palli stabiilselt tagasi lüüa ja põhimõtteliselt oodata vastase vigu ja nagu siukest võitlusvaimu ka on, siis tegelikult seal, need võidavadki, kellel on siukest fighti ja suudavad nagu stabiilselt tagasi mängida. Et ma 1-25 käisin ka, seal on veidi juba siuke agressiivsus tuleb ka juurde. Et tegelikult see tase on kõik on täiesti reaalne, nagu minul ka isegi praegu tegelikult nagu, praegu võib-olla mitte veel võita seda, aga järgmine aasta ma loodaks küll juba, et tase võiks nagu sealmaal olla, et 15 000 finaale mängida. Et kui sa oleksid oma tippvormis, siis sa arvad, et sa nendele tasemelt alla jääks? No ja tegelikult seal on suht ühtlane tase, seal ongi see, et kellel on rohkem seda fighti nagu lõpuni võidelda ja kes ei anna alla ja ei hakka seal torisema ja et need nagu võidavad enamasti. Mis sa oma selle aasta tipphetkena välja tooksid, milline turniir sa tunned, et läks nagu paremini kui teised, või milline mäng?
Mõtled nüüd 15 000 siis? sa võid ju teisi turniiri ka nimetada. Eestis käid turniire. Mul oli nagu parim vorm, mis ma ise tundsin, oli siis, kui ma mängisin veebruaris ühte GP-d. Mille sa võitsid? Jaa, kui ma võitsin Tarassovat finaalis, ma ei mäletagi, 1-1, midagi sellist oli. Et siis ma nagu tundsin ennast füüsiliselt väga hästi, ma olin Andreina Saareviga, me tegime 5 korda nädalas füüssi, ma olin nagu hästi heas vormis, mul oli hullult motivatsiooni, tahet, mul oli nagu siuke poweriga, läksin peale ja mängisin täitsa hästi. Aga siis oligi enne Estikaid, mul oli see kõhulihase jama ja siis sealt kuidagi Estikad läksid ka halvasti ja siis aina seda negatiivset kogunes ja siis ma tõmbasin ennast aina rohkem auku ja siis hakkas nagu halvemini minema pärast seda. Aga 15 000-test mul on olnud siuke 3-4 tegelikult turniiri, kus on nagu mängud juba lootust andvad olnud. Tegelikult Pärnus, mis ma mängisin, et see oli peale Estikaid, siis mul oli tegelikult nagu vaimselt oli väga raske, sest minu jaoks Estikate veerandi kaotus oli väga, väga raske, sest mina läksin mängima niimoodi, et ainult võit või mitte midagi, on ju. Et pärast seda ma nagu proovisin lihtsalt rahulikult keskenduda oma asjadele ja mitte mõelda liialt sellele, mida teised inimesed kõik mõtlevad ja nagu teha oma asja ja siis kaotasin seal esimeses ringis teisele asetusele. Aga see oli ka tegelikult nagu võidetav mäng, et jah. Kas see Estikate veerandfinaali kaotus oli selle aasta valusam hetk? Kui muidugi vigastus kõrval jätta? Võib küll tegelikult nii öelda, sest sealt maalt hakkas nagu asjad halvemaks ka minema. No, otseselt mitte halvemaks, vaid seal oli see murdepunkt, kus mul enne nagu, tegelikult ma ju alustasin hästi pärast seda aastast pausi, ma võitsin 4 turniiri järjest, mis siis, et need olid Eesti turniirid, et ikkagi annavad nagu päris palju enesekindlust ja siukest nagu, mul oligi eneseusk ja selline oli selline, et ma võiks ükskõik kelle vastu mängida. Aga räägi meile korra sellest aastasest pausist ja see, mis sugu täpselt toimus ja miks nii pikalt? No mul oli tegelikult enne seda aastast täielikku pausi oli juba probleeme selle õlaga ka aasta aega varem. Et kui ma mängisin Fed Cupi, ma ei mäleta täpselt, mis aastas oli äkki 17, jah. Et siis seal ma juba tegelikult mängisin valuvaigistitega. Ja see oligi see viga, mis me ilmselt tegime, et ma mängisin võistlusi valuvaigistiga, trennis väga servi ei löönud, vaata, siis enne võistlust lõin paar päeva, vaatasin, et täitsa okei, ja võistlusel lõi välja ja siis juba, ei tahtnud ju loobuda, mängisid jälle valuvaigistitega ja kogu aeg tegin asju hullemaks. Ja siis tegelikult ma tegelesin ka alguses enne oppi oli nagu üks arst, kes ütles mulle, et saab ka harjutustega nagu selle õlaprobleemi korda ja see pidi võtma aega 5-8 kuud. Aga siis ma olin kuskil 4 kuud, äkki 5 kuud juba teinud harjutusi väga korralikult ja ma mängisin 3 korda nädalas tennist, servi ei löönud üldse ja läksin trenni ja lõin väikses kastis, mängisin põhimõtteliselt kõksu. Ja mul oli siuke valu õlga, et mul kukkus reket käest ära, ma ei suutnud reketit hoida ja siis ma mõtlesin, et see ei ole võimalik, et see asi mul 3 kuu pärast on korras. Et, see oli 2017 siis veel, jah? See oli 2017 lõpp, ma arvan, jah. Ja siis ma nagu läksin ise Madis Rahu juurde ja lasin veel lisauuringut teha, sest mul oli tegelikult MRT tehtud, see ei näidanud, et on katki. Aga siis tehti selle kontrastainega vist oli selline nimetus sellel, et sellega tehti uuring ja siis oligi näha, et siit tagantpoolt, õla tagant oli nagu katki. Ja siis, ehk siis ma ei tea, kui kaua mul ta seal katki oli olnud, aga ma olin üsna kaua jamanud sellega ja siis jaanuaris läksin opile või veebruari algus vist tegelikult. Ja siis kuskil 8-9 kuud tegelesin täiesti taastusraviga niimoodi, et ma üritasin oma käe liikuma saada, mingid väiksed lihased tagasi ehitada, sest alguses see asi on nagu nii hull, et sa ei jaksa oma enda kätt üles tõsta, sest sul kõik need lihased on sealt kadunud ja alguses 6 aega oli käsi kaenlas ja siis kui ära võtsin, siis toimus nagu siuke suur areng, seepärast, et ma proovisin hakata vaikselt uksi lahti lükkama ja siis hakkad siukseid igapäevaliigutusi tegema, siis nagu vaikselt hakkab see liikuvus tagasi tulema, aga see oli jah, raske periood. Ja siis hakkasin vaikselt alguses tegin kord nädalas 30 minutit väikses kastis rahulikult Armandiga ja aasta alguses, siis uue aasta algus oli esimene turniir, kus ma juba 2-3 mängu see GP oli paras mulle. Tänaseks on sul see probleem minetatud? Jah, ma arvan küll, mul ei ole selles suhtes mingit suurt jama sellega olnud, vahepeal ta ikka tuikab, aga ma arvan, et see on nagu normaalne, arvestades seda, et seda on ikkagi lõigatud, et see, ma arvan, jääbki eluaeg niimoodi natukene tunda andma, et ma pean temaga tegelema elu lõpuni ilmselt. Mida üks tennisist mõtleb sellise pausi ajal, kui
kui käsi on paelaga kaelas, sa vaatad, kuidas su rahvuskaaslased mängivad Suurbritannia vastu Fed Cupi tribüünilt endal käsi kipsis, et mida sa oma karjäärist, elust ja tennisemängust üldse mõtlesid sel ajal? No tegelikult, kui mul juba see opp oli olnud, siis ma olin nagu positiivne, sellepärast et eelmine aasta mul oli kogu aeg see, et ma mängisin ja ma ei teadnud, mis seal on. Ja see kogu aeg segas mind ja ma olin nii tüdinenud juba sellest, et ma tahaks, et asi saaks mingi lahenduse ja saaks korda. Ja üks hetk, kui ma sain teada, et nüüd on katki ja me lõikame selle ära, siis ma nagu, see oli minu jaoks tähendas seda, et nüüd saab korda. Et isegi kui ma elan selle 8 kuud üle ja siis on nagu okei. Et tegelikult ma nagu väga kurb ei olnud. Et seda ohtu, et sa kunagi üldse reketit enam kätte ei võtta, seda ei olnud mingil hetkel üldse? Ei, ja ma isegi tol hetkel tundsin, et võib-olla see on nagu kasulik mulle mingis mõttes, alati kõik asjad on millegi jaoks kasulikud, on ju. Et ma nagu hakkasin tennist teistmoodi vaatama, teistmoodi hindama. Isegi kui ma vaatasin mingeid mänge, kuidas kas või rahvuskaaslased mängisid, siis nagu kõrvalt see tundus kõik nii palju lihtsam ja mingid, mis otsused nad teevad ja ma hakkasin täiesti teistmoodi vaatama asju, et miks nad sinna ei löö või miks nad siukse otsuse teevad sealt või ja nagu motivatsiooni oli ka palju rohkem, seepärast ma ilmselt aasta alguses alustasin nii hästi ka ja nagu muutsin enda mõtlemist palju. Millal see esimene võistlus oli, kus sa peale läksid pärast seda pausi? Jaanuaris. Pärnu GP oli vist, jah. Mäletad sa ka, kui ettevaatlikult sa seda mängu alustasid siis? Ma olin nii närvis, et ma polnud mitte kunagi nii närvis olnud varem. Ma läksin esimest ringi mängima, mitte et midagi halvasti öelda, aga mängu, mis ma peaks võitma väga kiirelt. Aga ma niimoodi kartsin. Mul oli nagu enne selline närv, et ma käisin inimeste juures, ütlesin, palun räägi minuga, et ma ei saaks nagu üksi nagu, et ma ei mõtleks nagu üle, sest mu käed värised, mu süda puperdas niimoodi nagu. Kuidagi hirm oli minna inimeste ees vist nagu mängima või üleüldse väljakule nagu võistlema, et eks ma ilmselt tundsin ka seda ju, et inimesed vaatavad, et ma pole nüüd aasta aega mänginud ja et kuidas ta siis mängib ja et ma pole kunagi varem nii närvis olnud. Esimene suurem võistlus oli vist karikavõistlused, mille eel me siis ka kaameraga sul trennis külas käisime. Siis pakatasin küll motivatsioonist. Jaa, siis mul oli kõik hästi. Ja ma olin väga enesekindel ja ma tundsingi, et vahet pole, kes sinna karikavõistlustele tuleb, et ma võidan, ma saan hakkama. Mul oligi selline nagu mindset aga siis veerandfinaalis ma tõmbasin kõhulihas ära. Ja siis ma ei olnud nõus loobuma ka, sellepärast, et ma tundsin jällegi nagu, see on tegelikult rumal, et ma mõtlen nii palju selle teiste inimeste peale, on ju. Aga et ma kuidagi tundsin, et seal on juba suurem võistlus ja tahaks nagu ikka võita ja et ei taha loobukat anda, on ju. Kuidas ma annan siis loobumisvõidu, nüüd alles tulin nagu tagasi ja nii. Ja siis ma mängisin need 2 mängu ära katkise kõhuga, aga see ei olnud eriti hea mõte. Arvestada seda, mis pärast karikavõistlus toimus, et tore oli võita küll seda, aga pärast seda mul kogu füüsiline vorm, kõik asjad läks selle pausiga ära, et see on nagu tegelikult on mõttetu, sellepärast ma jätsin, mul tuli uuesti kõhulihase jama ja ma jätsin selle Pärnu siseturniiri 15 000 ära, et seal ma tegin siis nüüd targema otsuse, et ma ei lähe katkise kõhuga seda mängida. Ehk siis vigadest ei õpita? Ei, ma just õppisin. Õlavigastusest? Õlavigastusest, jah. See on nii tüüpiline, nii palju kuuled seda juttu, kuidas tennisistid, raske on alati, tahad tagasi ja punktid ja asjad ja ikka tahad selle natuke vigastuse pealt minnakse. Aga sa kunagi tegelikult ei arva, et see võib nii hulluks minna, vaata. Sa tunned, et natukene annab siit tunda, aga võib-olla ikka ei ole nii hull. Ja kuna ma olin nii enesekindel ka karikavõistluses, ma mõtlesin, mul ei olegi väga vaja seda servi, vaata. Et küll ma nagu hakkama saan ja ma sain ka, aga pärast oli jama. Kevadel sa lõpetasid kooli ära ja üks nii-öelda kohustus sai kaelast ära. Palju see su elu pärast seda on muutnud? Mis sa nüüd teisiti saad teha? Mul on väga palju rohkem aega, loogiline. Ja tegelikult ma ei oskagi vastata midagi. Palju sa tennist mängid nüüd? Mängid sa rohkem tennist või? Ma tegelikult ei ole praegu mänginud väga palju rohkem tennist. Sellepärast, et ma ei teagi tegelikult miks. Aga nüüd ma nagu hakkan. Uuest aastast arvan, et saab ka panna need ajad muuta, panna mulle rohkem aegu. Ja mul tuleb füsiperiood ka nüüd jaanuaris. Et mul on rohkem aega, ma saan treeningaegu nagu sättida nii, nagu mulle mugav on, aga tegelikult hiljem ma nii ärka kauem magada ei saa. Trennid hakkavad ikka 8:39 ja
jah. No mingi puhkeaega või kas vaimset puhkust on ju rohkem, et seda on jah, päeval see ongi, et kool lõunal nagu ei väsita. Et ma saan puhata, lepotada ja siis minna teise trenni, et ma olen kindlasti värskem. Milline see treeningkoormus on? Kirjelda oma sellist tavalist treenipäeva, kui sul on nii füss kui tennisemäng ka? No 9-11 tavaliselt teen 2 tundi tennist ja siis õhtul on füüsilise trenn ka kuskil 1,5-2, kuidas juhtub. Tihti seda füüsilise trenni on nädalas? No praegu tegelikult enne võistlusperioodi ma ei ole nagu väga palju teinud ja ma ei ole nagu julgenud teha, sest ma olen kogu aeg muretsenud, et mu keha on nagu nii nõrk, et äkki ta ei pea vastu või ma ei olegi nagu teadnud otseselt, mida ma võiks nagu enne võistlust ja niimoodi teha. Ja nüüd ma siis hakkan Tarmo Tiitsu juures käima, kes nagu paneb mul need asjad paika, et mida ma peaks tegema enne võistluse ajal ja üldse nagu, kui on rohkem aega võistluseni. Et aga, sorry, ma unustasin nüüd küsimuse ära. Ei, räägi. Tarmo on ju kogenud ju selles tennismängijatega. Ma käisin ühe korra ta juures nii-öelda proovitrennis, kus ta vaatas, mis ma siis olen ja mis ma oskan. Aga sul oli ennem Nazarov? Jaa, Nazarovi juures ma käin ka edasi, aga see ongi lihtsalt, et Nazarov, nüüd see füsi periood, mis ma teen, seal ma teen umbes 7 korda nädalas, peaksin hakkama tegema füsi. Niimoodi, et 2 korda Nazarov, 3 korda Tarmo juures ja 2 korda iseseisvalt mingi süke jooks või ratas või mingi pikem süke. Et Nazarovi juures me teeme rohkem lõike, topist, hüppeid, tõkkeid, mingid süksed kergejõustiku rohkem asju ja Tarmoga siis hakkame muud kõike tegema jõusaalis. Kes su treeningkaaslased seal Nazarovi juures on? Kui meil trennid klapivad, siis Nazarovi juures käivad veel Janek Õiglane, issand perega nimi tule meelde, Laura 7-võistleja on seal üks lätlane. See, jah, tean. Issand jumal, nime unustasin ära ja Ksenia Balta ja nemad seal teevad ja siis vahepeal, kui neil on sarnaseid asju, mis mul on vaja teha, siis saab ka koos teha. Näiteks enne aasta alguses, kui ma tegin 5 korda nädalas seal, siis neil oli parasjagu ka ettevalmistusperiood nagu uueks hooaegs ja siis nad jooksid ka hästi palju lõike ja siis ma sain nendega koos joosta. Ja... Kuidas siis võrreldes kergejõustikustega on? Nemad on ju absoluutselt tipus oma füüsilise poole pealt. Jah, ükskord parim asi, mis ma tegin, siis ma olin väga heas vormis, ma praegu enam ei jaksaks niimoodi. Võitsid Jaanekit 200 meetri jooksus või? Ei, aga me jooksime koos 200 niimoodi, et tema jooksis 20 korda, mina jooksin 10 korda. Niimoodi, et mina jooksin siis 10 korda 200 minutise vahega kõik 35 sekundit. Tähesõnaga sama tempoga, 10 korda 200, tema jooksis siis selle vahepeal, kui mina puhkasin, ühe veel vahele. Ehk siis me tegime samal ajal, nagu ta tegi 20, ma tegin 10. Aga ma reaalselt, ma arvan, kui ma praegu jookseks 2-3 korda niimoodi, siis mul oleks jalad juba krampis. Et see on reaalselt mul nagu vahe praegu see füüsilises vormis ja aasta algus, mis oli. Et see on nagu lahe tegelikult seal käia, et nad on kõik nagu sportlased ja kui sa juba lähed sinna ja kui millised nad on trennis ja milline nende suhtumine ja see olek on, see on nagu, sa juba tunnetad ära, et nad on nagu professionaalsed sportlased, see on nagu teistmoodi kuidagi ja seal on nagu väga lahe on, mulle meeldib seal käia selles suhtes. Aga tiitsutrennis hakkad sa nüüd koos Ott Tänakuga tegema või? Ma ei tea seda aastat, aga ma ei usu. Et seal teised tal käivad ka samal ajal ilmselt, et ta päris nagu niimoodi eratrenni vist ei tee. Et me peame tegelikult need asjad arutama veel. Ma olen näite ühe korra seal käinud ja ta tuleb tagasi nüüd, ta on vist Anetiga praegu seal Tais. Et 22 tuleb tagasi ja siis hakkame pihta vaikselt. Viimane suurem intervjuu vist, mis sa andsid Eesti ajakirjandus oli 2016 tennisajakirjas. Oled sa pärast seda veel andnud pikki intervjuusid? Vist ei ole? Vist ei ole, jah. Vist mingi Sportland Magazine, mingi süke asi oli ka. Võib-olla. Sealt noppisin välja sellise huvitava lause, et Silver rääkis seal oma õpilastest ja rääkis, et ta esitab õpilastele nende motivatsiooni teada saamiseks sellise küsimuse, et kui neile garanteeritakse 25. eluaastaks 4 slammi võitu, aga sa sured 40-selt, kas sa võtaksid pakkumise vastu? Kas ta esitas sulle ka sellise küsimuse? Ma ei mäleta ausalt öeldes. Vist ei ole niimoodi esitanud seda tegelikult. Aga mis sa vastaksid? 4-kordne slammi võitja, aga 40, et
see oli Silveri jaoks ilmselt see, et kas on üldse mõtet trenni teha temaga või ei ole nagu. Gunnar, kui vana sa oled? Mina olen 31, mul on siis 9 aastat oleks jäänud. Ma ei hakka ütlema, kui vana ma olen siis. Sul on juba kutu. Kutu. Ma arvan, ma peaks võib-olla mõtlema selle üle. Võib-olla oleks. Ma ei tea. Selles suhtes elus on tegelikult nagu muud ka. Aga ma arvan... Ja. Eks ta püüdis nagu sellega küsida, et palju sa oled nõus ohverdama oma elust tennise nimel? Jah, mulle tegelikult meenub. Ma arvan, et on mult küsinud seda ja ma olen vastanud niimoodi, et ma ei pea niimoodi mõtlema. Mhm. Siis ta oli nagu, et mis mõttes vaata, et kui sul on reaalne valik, aga ma ütlesin, mul ei ole, nii et ma ei pea selle pärast muretsema. Et kas ma nüüd pean valima, et ma arvan, et on võimalik võita 4 slammi 25. ja elada kauem ka kui 40 ja mängida ka seeniortennist. Jah, seeniorites ka edasi ja et jah. Aga mida sa oled pidanud ohverdama oma senise karjääri jooksul? Need on tegelikult väiksed asjad selles suhtes kunagi mingid sünnipäevad. No kui noorem olid, siis olid võib-olla olulised vaata, et ei saanud kuhugile sünnipäevale minna, mingid peod kuskil või midagi. Neid on jumala savi tegelikult. Et ma praegu küll ei tunne, et ma peaks midagi ohverdama. Vahel on lihtsalt, kui läheb halvasti, siis mõtled, et kooli ei läinud, on ju, ja et sponsorid ja hakkad mõtlema kõike seda, et nagu milleks, et kui mingit tulemust ei tule, on ju. Aga tegelikult on ilmselt vaja aega anda ja uskuda endasse ja küll need tulemused tulevad, ma arvan. Aga kui sa vaatad oma vanemate pealt, teatavasti tennis ei ole väga odav spordiala, siis mis sa näed, et nemad on ohverdanud? No isa on väga palju ohverdanud tegelikult, ma arvan. Et ta kunagi vähemalt küll tegi väga palju tööd ja tal, ma nüüd aastat täpselt ei mäletagi, äkki 3-4 aastat tagasi oli südameopp ka, et ta põhimõtteliselt tegelikult töötas natuke katki ennast. Et ta vahel läks hommikul kell 4 juba tööle ja õhtul 10-11 lõpetas, et tema on nagu väga palju sinna panustanud ja see on ka jällegi nagu üks pool, mille peale sa nagu mõtled, kui lähed jälle turniirile ja jälle tuled sama halva tulemusega tagasi ja jälle pead selgitama, et miks nii ja et mis siis on ja et käid ju trennis ja teed ju ja et nagu ma olen näinud küll, et sa oskad mängida, et mis sul siis on, et kas sa ei taha või? Et ega et need on ka need kohad, mis jällegi panevad mõtlema, et isegi kui nagu ma mängin endale ja kõike seda, siis ma ikkagi on võimalik teisi inimesi ka alt vedada, et jah, aga ei, tegelikult nad mõlemad, sest mul ema küll tööl ei käi, aga ta ikkagi on väga sees selles tennisemaailmas ja elab mulle kaasa ja on nagu muud moodi sinna panustanud, alustades minu riiete pesemisest hommikust õhtuni ja söögi tegemisest ja... Kuidas sul täna on? Kas sul täna on nagu rohkem toetajaid ka või? No see aasta ma nüüd sain hakkama, aga see kõik on niimoodi, et ma oma treenerit võistlustele kaasa ei saa võtta ja mis tegelikult oleks, ma tunnen hästi paljudes kohtades, et oleks vajalik tegelikult, sest ikka, kui sa teed üksi, sul mingid asjad hakkavad lagunema, isegi kui sa tead neid asju nagu, et mida sa valesti teed, siis vahel on vaja lihtsalt, et keegi kõrvalt nagu vaata ja ütleks sulle, et mida tegema peab ja just üleüldse nagu mängu ajal ka, et oleks see inimene, kes toetab ja nagu noogutab sulle seal vahepeal, et läheb. Kas seal Küprosel oli 3 nädalat üksi siis või? Kreetal, jah? Ei, mul oli üks inimene kaasas minuga, aga et ta ei ole nagu tennisetreener ega ta on lihtsalt toetas. Aga oleks vaja ikka, et treeneriga saaks kas või enne mängu natuke arutada, jah? Ja üleüldse trennid ka, et ega kui sa lähed tegelikult 8 nädalaks, 3 nädalaks ja kui nii nagu mina, et ma kaotan esimene ring, siis mul on seal mitu vaba päeva, eks ole. Kus saaks trenni teha? Jah, ei, ma teengi trenni, aga lihtsalt, kus oleks võib-olla hea, kui saaks treeneriga koos teha. 2016 aasta, kui sa tulid teist korda Eesti meistriks, oli see sinu jaoks siis juba üllatavam kui 2015 või kuidas sa neid kahte championi tiitlit võrdleks? Ei, 2016 oli rohkem siuke kaitsmine. Vastas oli kogenud Liina Suurvärik finaalis vist? Jaa, aga mul vist seal tegelikult enne olid mingeid selliselt tugevamaid mänge ka tegelikult. Ma täpselt ausalt öeldes ei mäleta isegi. Ma mäletan seda 2015 Estikaid nagu kõike väga selgelt, sest see oli minu jaoks nagu väga,
väga suur asi ja ma ei oodanud seda, mul oli veel esimene ring, oli Hella Seppmann, ma mäletan, ma vaatasin ainult seda esimest ringi, mõtlesin, et jah, et tema oli nagu minu jaoks, oli minuga samal tasemel tol hetkel. Et ma proovisin nii-öelda esimest ringist edasi saada ja siis nagu juhtus selline asi ja siis see oli nagu väga meeldejääv. Aga 2016 oli, see oli eesmärk, see oli vaja täita minu jaoks, et see ei olnud enam selline suur vau-efekt, jah. 2015 tulid 15-aastaselt Eesti meistriks, ma mäletan mingit sellist pealkirjad, kus sa ütlesid, et käed siiamaani värisevad või mingi siuke emotsioonalisem. Ma mäletan see rändkarikas, mis antakse, sellel oli see gaas peal, vaata. Kukkus ära. Nagu pontil ja see kukkus ära, sest ma võtsin selle kätte, mul käed niimoodi värised, see lõbises seal peal. Et jah, siis ma olin pärast mängu sain aru, et mis just juhtus. Sest finaalmäng, see on mu ainuke mäng siiamaani elus, kus ma olen tundnud seda täiesti 100% fookust. Niimoodi, et ma mäletan, et ma ei näinud mitte kedagi tribüünil, ma ei teadnud, kus mu ema istub, kus tol hetkel mul otseselt ei olnudki treenerit, aga et kus keegi istub, mis keegi teeb, ma ei teadnud mitte midagi, ma mängisin ainult seda mängu ja ma mängisin reaalselt kvaliteetselt otsast lõpuni mängu, et ei olnud mingeid kõikumisi, et see on nagu reaalselt tegelikult ma ütleks, et see on üks parimaid mänge, mis ma mänginud ja see oli Eestikate finaalis. See oli siis teatavasti Eva Palma vastu, kes just eile lõpetas Ameerikas ülikooli. Tervitame Evat. Jah. Aga mida mõtleb üks 15-aastane, kes on saanud kätte Eesti meistrivõistluste karika? Kas mõtlesid, et maailm on sinu ees lahti? Kuidas su karjäär edasi minema hakkab? Jah, kindlasti ma tundsin seda. Ja siis pärast seda ma mäletan, oli Pärnusse 15 000. Siis ma ei olnud vist 10 000 oli siis tol ajal. Et siis ma ei olnud väga palju neid naisteturniire veel mänginud. Aga mäletan, et esimeses ringis mul oli üks tüdruk seal ja kes ta võitis pärast turniiri. Aga ma kaotsin talle mingi 4-3 või midagi, mingi siukse seisuga ja ma olin kohutavalt pettunud endas, sest minu arust ma oleks pidanud teda võitma 2-2. Ja Silver oli ka väga närvis, sest ta ütles, et siukse tüdrukuga 2-2 lota, mitte midagi muud ei tohiks nagu olla. Ja see tüdruk võitis pärast turniiri ja siis ma mõtlesin, et nagu et kui ma reaalselt tunnen, et ma peaks nagu 2-2 seda võitma, siis siis on kõik võimalik ju, et kui võidavad sellised nagu turniire, on ju. Aga et jah, ma kindlasti tundsin seda, et kõik on valla ja kõik on võimalik ja aga samas ma ka mõistsin seda, et Eestis võitmine ei tähenda seda, et sa kohe maailmas kõva tegija oled. Ja 2017 sa mängisid ka Eestikate finaalis enda treeningkaaslase vastu. Kuidas Silver juhendab kahte finalisti? Õpetab ta sind võitma Tšeklistovat ja Tšeklistovat võitma sind või kuidas? Andis vabad käed? Ei, ta ütles, et tehke hea mäng ja ta otseselt ei juhendanud, ei rääkinud teise halvadest külgedest, mille ma arvan kummagile, et minule ta vähemalt ei rääkinud. Aga see mäng, see oli ka... Ja su pearaputus, ma näen, et see oli päris valus kaotus. Mina jah tundsin, et vastane ei väärinud seda võita, et mina ise keerasin asjad nässu aga see oli jällegi, ma ei olnud 3 kuud enne Eestikaid mänginud ja ma tegin 2 nädalat enne, 1,5 nädalat enne liival trenni, mul oli siis ka juba see õlaasi. Ja käisin veel ühe imeravitseja juures, mis oli väga huvitav, seepärast ma olin nii palju asju proovinud, vaata, ja siis ma mõtlesin, et miks mitte, et kui inimesed räägivad head, on ju, ja käisin ja ta niimoodi nagu päris käsi õla vastu ei pannud, natuke eemal hoidis ja liigutas siin peal. Ja mul oli 3 nädalat, ma polnud mitte midagi teha saanud õlaga, mul oli täiesti tuksis ja enne Eestikaid oli see 2 nädalat. Siis ta ütles, et ma ei mäleta, kas paar päeva või mingi 5 midagi, et ära mängi, et õlg on nagu, võib liigesest välja minna või siuke hell. Aga ma reaalselt tundsin ka, et mingi nagu kuumus tekkis siia alla ja siuke, see oli hästi huvitav kogemus. Ja ma reaalselt mängisin Eestikad ära ja mul ei olnud valus ja pärast ta tuli tagasi, siis haiget katkist asja sa kätt peal hoida, see ei paranda tegelikult, on ju, aga see võttis mul sealt põletiku välja ja ma reaalselt usun ka, et see aitas, sest ma mängisin need Eestikad ära. Aga ma ei olnud ka jällegi nagu vaimselt natuke valmis, sest ma ei olnud 3 kuud võistelnud ja mul oli juba siis see nagu võistlusnärv, inimeste ette minemise närv tekkis juba siis. Et siis te võite arvata, mis seal Pärnus oli, kui ma aasta aega polnud võistelnud, et see oli nagu ikka väga hull. Et jah, see finaal ei olnud kõige parem. Aga inimeste ette minemisest... Kui suur oli su närv Fed-Cupil, kui sind esimest korda koondisse kutsuti? No, kui ma mängin veel suurema hulga rahva ees, see pigem aitab mind.
et kui ma ei ole pikalt mänginud, siis on jah, võib-olla, et kuna tekivad need mõtted, et no nüüd ma peaks nagu tõestama kellelegi, aga tegelikult ainus, kellele ma midagi tõestama pean, on mina, on ju. aga Fed Cupis ma tahtsin mängida, ma mäletan, Silver rääkis ka mulle, et ära siis väga ennast nagu käima tõmba, et ta ei pruugi sind panna mängima, et no ilmselt mõtle nii, et ilmselt ei panegi, et ära aja nagu ootusi üles. Aga ma mäletan, ma ikka õhtul mõtlesin, et nii homme lähme siin hommikul, et ma nii loodan, et ta paneb mu üksikut mängima. Ja siis ta pani isegi 2 päeva järjest. Austria ja Bulgaaria vist oli? Jah, Bulgaaria tüdrukuga mängisin enne. Esimene päev ja siis teine päev selle Austria tüdrukuga. Aga seal ma kaifisin täiega, ma nii tahtsin mängida, ma tundsin, et mul annavad need inimesed ainult powerit ja seal oli nagu väga äge ja ma tahaks veel sellist kogemust. Et see oli ka jällegi tegelikult, kui sul on inimesi ja see nagu annab ka tegelikult motivatsiooni edaspidiseks, et vaata, et noh, ma sain aru, et mulle meeldib mängida suure publiku ees, on ju, et ma mängin hästi. Et nagu noh, see on see, mida ma tegelikult tulevikus teha tahan. Et jah. No, see on ikkagi kõige kõrgema tasemega mäng, mis sa Eesti pinnal saaksid mängida? Jaa, sest need tüdrukud olid seal, ma täpselt enam ei mäleta, aga top 200 olid kindlasti. No, ma vaatasin üle, on hetkel ka top 200. Et ja tegelikult minu arust, kui ma mäletan õigesti, Bulgaaria tüdruku ma kaotsin 7-5, aga minu arust ma olin mõlemas setis 5-4 ees. Ja austerlane oli Barbara Haas ja bulgaarne oli Isabella Šinikova. 5-7, 5-7 ja austerlannaga mängisid 3 setti. Viimane sett oli Varanka. Viimane sett oli Varanka, jah, aga need, ma arvan, et 5 game'i 6 olid tasamängudega. Et see oli ka nagu selline 6-0 sett, mis ma kaotsin nagu tasavägise mänguga. Et tegelikult ma olin rahul nende mängudega ja Märten oli ka minuga tol ajal väga rahul aga siis jah, järgmine aasta olin juba audis kahjuks. Loodad sa, et sa oled ka nüüd veebruaris kandidaatide nimekirjas kuskil? Jaa, ma tean tegelikult, et ma olen kandidaatide nimekirjas. Või noh, selles suhtes, et me mängime kõik, kes siis kandidaatid on, need, kes siis ei ole vist kindlad veel täpselt, et saavad sinna. Mängime Lätis 15 000, kus Märten tuleb vaatama ja siis ta otsustab sealt. Et ma arvan, et mul on see võimalus ja kui ma saan ennast selleks ajaks heasse vormi ja mängin hästi, siis äkki mind valitakse. Hea pingevaba turniir päris jälle. Kõva auhind on, jah? See on jah, aga see samas jällegi ma tunnen, et motiveerib mind praegu. Et nagu see on asi, mida ma väga tahaks. Ma tegelikult juba, kuna ma olin väga enesekindel eelmise aasta alguses, siis ma juba arvasin, et ma pidin eelmine aasta seal olema. Aga kuna nagu ilmselt kõik arvasid, et ma ei ole veel heas vormis, et ma ei ole väga palju mänginud, siis nad ilmselt isegi ei kaalunud mind. Kuigi ma ise nagu täiega tundsin. Et no, kas sa tead sa neid teisi kandidaate ka? Palju neid kandidaate on? Seal on Saara, Valeria, Mailen, mina ja no Katriin, ma arvan, et on kindlalt, kuigi ta on ka seal pandud, et peaks mängima seda Läti turniiri. No ma arvan, et Anett Malõgin ja Katriin on kindlad, sest nad on näidanud kõige paremaid tulemusi praegu. No okei, Anett kindlasti on ju. Aga ma ei teagi, kas Kaia mängib see aasta või ei mängi. Minu andmetel ei ole veel selge. Et kui Kaia mängib, siis on muidugi mul väiksemad võimalused. Aga siis üks meist saab, kui Kaia mängib sellest. Saara, mina, Valeria, Mailen. Ja see on siis jaanuaris? Jaa, 20 jaanuar hakkab see turniir. Üsna vahetult enne Fed Cupi tegelikult? Jah, tegelikult see turniir natuke segamusta pissiperioodi. Mul oli plaanitud alguses, muutsid seda kalendrit ka, ma alguses ei teadnud, et Lätis on turniir. Ja siis me plaanisime 3-4 nädalat teha tugevalt nagu pissi, vaata, ja tennist üsna vähe, et ma saaks nagu põhja alla. Aga nüüd peab natuke ümber mängima, et rohkem tennist tegema ka sinna juurde ja päris keelvestil kohale ei läheks. Jaa. See on põnev, Gunnar, me peame kohale minema siin. Matšpall sealt. Põnev turniir. Märten vaatab kõiki kulli pilguga. Aga miks mitte? Väga hea. Räägi oma tennisekarjääri alguses. Sa oled mitu korda öelnud, et sattusid trenni tänu naabripoisile. Kuidas see lugu välja näib? Jaa, ma olen sellest hästi mitmes intervjuus rääkinud, seda küsitakse alati. Et elasin kuni 7-aastaseni korterimajas ja siis ülevalt naaber oli Kristjan Pakk, kes on tennisetreener ja siis mul isa sõits krossi ise kunagi ja on igast erinevaid spordialast teinud, ehk siis nad kindlasti tahtsid mind kuhugile trenni panna
ja siis Kristjan soovitas, et võiks minna tennistrenni. Ja sinna ma nagu jäin sealt, ma ei tahtnud üldse ära tulla enam. Aga mille pealt ta seda soovitas? Oli ta siin mängimas näinud või lihtsalt kutsus? Ma ei olnud mänginud kunagi varem. Ma ei tea, ma tegelikult täpselt ei tea seda lugu. Ma tean, et tema soovitas meid sinna tennistrenni panna. Aga ma arvan, et äkki nad siis isaga rääkisid ja isa mõtles, et kuhu panna ja siis ütles, et aga proovige. Ja siis isa viis mind trenni ja see väidetavalt tennis oli ainuke spordiala, mis oli mulle meeldinud, sest nad olid mind veel igale poole, ma ei tea, tantsutrennidesse ja mugile mujale trennidesse pannud, mul ei olnud kuskil mujal meeldinud. Et ainult tennis oli see, kuhu ma tahtsin nagu jääda edasi käima. Kui vana sa olid siis? 5. jah. Arvad, et sa muidu poleks tennise juurde jõudnud? Ma ei tea, no mul vanemad kuidagi tennisega seotud ei olnud. Tegelikult minu arust nad isegi ei teadnud üldse mitte midagi sellest. Et täitsa võimalik, et ei oleks üldse jõudnud sinna. Aga räägi, kui sa täna vaatad teisi spordialasid ja asju, miks sulle tennis meeldib? Mis on tennises erilist? Mulle tegelikult meeldib see, et olen ainult mina seal väljakul. Et kui ma midagi nässu keeran, siis ma keeran endal asjad nässu, et olen nagu enda eest, et no võib-olla ma olen harjunud sellega, et lihtsalt kui kuskil mingid tiimi asju ma olen teinud ükskõik kus mida on ja siis ma tunnen nagu, et ma peaks nagu tegema hästi nagu teiste jaoks, et ma ei keeraks teistele midagi nagu nässu. Aga tennises ma saan nii-öelda isekas olla, ainult endale mõelda ja tennis on nagu mäng ka, see on nagu põnev ja pluss seda käivad paljud inimesed vaatamas, see on nagu ja seal saab palju raha ka, et selles suhtes seda on nagu hea tegelikult nagu karjäärina vaata, kui tuleviku peale rahaliselt mõelda, siis see on ju hea valik. Et noh, kui muidugi hästi läheb, on ju. Et jah. Ma ei tea, ma olen seda, see on nagu juba eluviis ka. Et ma olen harjunud ja ma nagu oskan seda ja ma olen seda terve elu teinud ja ma tahan seda edasi teha. Ma ilmselt ei oskaks ilma nagu olla. Ma ütleks, et mida ma nüüd teen, kui mul oleks nii palju vaba aega, kui ma ei käiks trennides. Siis oleks nagu imelik natuke. See aasta aega oli väga imelik austaldes. Aga sellest samast filosoofiast lähtudes, siis ma saan aru, paarismängus sulle väga ei istu. Seal sa ikkagi vastutad teise ees ka. No jaa, ma olen muidugi tundnud kogu aeg ka, et ma olen väga halb paarismängus. Et kuna ma ei ole enda volledes ja asjades väga enesekindel olnud ja nagu põhjusega ka, siis on tõesti olnud nagu kehvad. Aga nüüd viimasel ajal Armand on meid sundinud mängima ikka seda paari. Ja on paremaks läinud. Mulle juba nagu täitsa nagu meeldib nagu just nagu see võrgumäng ja see pool. Et nagu ma endiselt ei pea ennast eriti heaks paarismängijaks, aga läheb paremaks. No seal on üksikmängu arenemisel ka väga suur roll tegelikult see paarismäng on väga palju juurde. Ja üleüldse tegelikult, kui sa oled võistlustel, mida rohkem mänge sa saad, isegi kui need on ju paarismängud, siis tegelikult on hea. Ma saan servi harjutada, krossi lüüa, volle, et kõiki asju üldse arendab ju igas mõttes, et jah. Treeneritest rääkides, siis kaua sa Armandiga oled juba teinud? Nii kui ma õla sellelt pausilt tagasi tulin, siis ma hakkasin temaga tegema kohe. Et augusti alguses me tegime esimesed need 20-30 minutilised trennid. Eks siis varsti juba saab 1,5 aastat. Kuidas sa teda kui treenerit iseloomustaksid? Armandiga meil väga klapib, minu arust on ta väga hea treener ja just sellepärast, et ta nagu pushib mind õigetel hetkedel, kui vaja on, aga samas ta ei ole nagu selles suhtes nagu, ma ei tea, agressiivne või närviline või et nagu ma saan taga niisama läbi, ma usaldan teda, ma saan temale rääkida, mis mured mul on ja see teema on ja mis on ka tegelikult vajalik. Ja samas nagu väljakul ta nagu nii-öelda motiveerib mind rohkem siis pingutama. Ja üleüldse tegelikult alguses mul ju läks väga hästi ka. Et ju nagu on kasu ka sellest kõigest, mis ta õpetab ja lihtsalt miks mul viimasel ajal vast see oli rohkem minu peas kinni, mitte treeneris, eks ole. Et ja minu arust on ta väga hea treener ja loodetavasti meie koostöö jätkub pikalt. Oled sa kunagi psühholoogi abi ka kasutanud? Jaa, Silver karjus kunagi nii-öelda viis mu spordipsühholoogi juurde. Siis ma käisin seal täitsa, ma arvan, kuskil aasta aega. Mitte nüüd niimoodi iga nädal, aga mingi aja tagant. Ja see nagu ka toimib võib-olla, kui sa tahad, et see toimiks. Kõik on tol hetkel väga ei tahtnud?
Ei, ma nagu rohkem, mul oli natuke treeneriga seal probleeme ja siis ma rohkem sain ennast seal välja elada, selles suhtes see nagu aitas, et kuna meil olid omavahelise suhtlemise probleemid, siis psühholoog nagu aitas mind lihtsalt üldse mind enda mõtetega toime tulema ja nagu selle poole pealt, aga spordi poole pealt ka tegelikult. Aga need on kõik sellised minu arust väga lihtsad nõuanded ja tegelikult spordipsühholoogid on kõik sellised, et nad tegelikult ju suunavad sind, et sa ise räägiks ja ise leiaksid vastused. Nad tegelikult ei ütle sulle, kuidas sa pead tegema midagi, et see ongi rohkem siuke, lähed sinna rääkima ja ise jõuad mingite järeldusteni. Et sa võid samasti ka siia rääkima tulla meie juurde. ja võid ükskõik kellega tegelikult rääkida. Et ka ise, kui sa mõtled ja jõuad mingit, ta võib-olla suunab tegelikult, oskab suunata lihtsalt õigetesse kohtadesse. Aga sa ei välista, et kui su võistluskalender nüüd kunagi tihedamaks muutub, kas või järgmine aasta, et sa kunagi psühholoogi juurde tagasi pöördud, et sa võtad teda nii-öelda abilisena? Ma tegelikult mõtlesin paar kuud tagasi, et võib-olla isegi võiks minna lihtsalt, isegi kui ma tean põhimõtteliselt, mida ta mulle räägib ja ma olen ju kõik need asjad läbi teinud, ma juba tean tegelikult, sest sa räägid seal mingitest olukordades, mis sulle muret valmistavad ja sa leiad lahendused, ma tean neid lahendusi. Ja mul on need samad probleemid mingitel hetkedel. Aga see on lihtsalt võib-olla jälle mingi teise nurga alt, kuidagi ikka paneb sind mõtlema mingitele asjadele, mille sa ise võib-olla üksi ei tule. Kinnistab. Jah. Aga mitmes treener Armand sul karjääris on? Kõigepealt oli Märt Kivirähk, siis Aivo Ojassalu, siis uuesti Märt, siis Silver ja Armand, ehk siis neli on olnud, jah. Oskad sa iga ühe puhul välja tuua, mis nad sulle kõige rohkem on andnud, mis sa neilt oled õppinud? Igaüks on su karjääris mingi etapini viinud. No Märt Kivirähk on väga hea lastetreener, ta on tegelikult ju väga palju Eesti noori tennisiste üles nagu nii-öelda kasvatanud ja et tema on mulle selle põhja andnud üldse ja eks ilmselt seda saab ka ju teda nagu tunnustada, et miks ma üldse tennise juurde jäänud olen, nii-öelda ikka tegi nagu asju õigesti seal trennis, et mulle endiselt meeldis seal iganädalaselt käia kogu aeg ja just see ja Silveriga, Aivo oli tegelikult mulle hästi lühikest aega. Et ma niimoodi võib-olla ei oska nagu välja tuua. Ma tean, et mulle väga meeldis seal, aga ma hästi mäleta ka, see oli mingi aasta 1,5 äkki, kui ma olin tema juures, siis ma läksin Märdi juurde tagasi. Aga Silver õpetas mind tööd tegema. Et kui ma käisin enne Märdi juures grupitrennis 5 korda nädalas ja väga üldfüüsilist mitte midagi muud teinud, siis Silveriga tuli nagu korralik programm, kus ma hakkasin tegema füssi, tulid massaažid, spordipsühholoogid, nagu kõik siuke komplekt oli nagu valmis. Kõik oli mul paigas, tal oli reaalselt mingi poole aasta plaan ette tehtud, mis ma täpselt teen, on ju. Et see oli nagu hästi hea ja ma reaalselt õppisin trenni tegema ja pingutama ja siis sellest ajast võiks tegelikult nagu öelda, et kui ma hakkasin nagu profisporti tegema. Et Armand on ka tegelikult lühikest aega praegu veel olnud, aga oled sa juba mingi uue nüansi juba temalt ka saanud? Ma ei oska niimoodi nagu otselt välja tuua, sellepärast, et tehniliselt tegelikult alguses, kui ma hakkasin Armandi juures käima, siis mulle läksid näiteks eeskäe see löögi tabamispunkt läks palju ettepoole, millega ma olen jänanud nagu aastaid. Ja kui ma näiteks tema juurde läksin, me saime suht kiirelt, ma mäletan, et inimesed, teised treenerid tulid ütlema, et et päris heaks on läinud. Et näiteks Armandi juures oli see nagu, aga muidu niimoodi nagu tööd ma juba tean, kuidas teha ja sellest, ta lihtsalt aitab mind edasi. Mis eesmärgid ja sihid sa endale oled järgmiseks aastaks seadnud, et kui me aasta pärast su uuesti saatesse kutsuks, kus sa tahaksid olla? Ma tegelikult tahaks juba järgmise poole aasta sees kindlasti saada VTA rankingu. See on see esimene eesmärk. Ja selle VTA rankingu on ka nagu naljakas. Mul on juba mingi esimese ringi needus on. Ma ei suuda seda mängida, seepärast, et ma mõtlen vaata jälle valesti. Et ma mõtlen sellele, et mul on vaja see punkt kätte saada, et see läheb lihtsamaks. Ma saan peale turniiridele. Ja seal on vaja 3 turniiri punkte, aga sul on teatavasti 1 punkt on sul all Pärnust. Üks on, jah. Ei, mitte Pärnust, Soomes sain selle. Pärnus ma kaotsin Pärnus kaotsin esimene, ja Soomes said selle, jah. Jah, ja nii palju tegelikult ma olen tundnud ka,
et mul on nagu selles mõttes olnud nagu head loosid ja see on ka see jällegi see mingi vale asi, mis sa mõtled, et homme on nagu, sain nagu hea vastase ka, et tuleb nagu ära kasutada need võimalused kõik, mis nagu antakse, aga pole nagu suutnud hästi. Et esimene eesmärk on see ja siis edasi on juba poolfinaalid, veerandfinaal, poolfinaal, finaal, et aasta lõpuks ma väga loodan, et see on täiesti reaalne, et ma olen ühe 15 000 võitnud. Et seal võiks juba ikka olla. Muidu ma arvan, et mul on mentaalselt väga raske ennast veel edasi motiveerida, kui ma aasta aja pärast ikka mitte kuskil ei ole. Et mingi areng nagu võiks toimuda ka tulemuste mõttes ja üldse tegelikult sponsorite mõttes ka, et väga raske on leida toetajaid ja inimesi, kes nagu usuks sinusse, kui sul tegelikult ei ole mitte midagi ette näidata. Et ma võin öelda, et ma olen 2-korne Eesti meister 5 aastat tagasi, see nagu väga ei huvitavad kedagi, et oleks nagu selles mõttes ka vaja midagi nagu näidata, milleks ma nagu võimeline olen. Ja. 3. Estikate tiitel tuleks ka ära võtta? See on see on nagu väga hea, see on kindel. Ei, mitte kindel, vaid et see on kindlasti ka nagu lukku sellega ongi hea lõpetada. Ei, et see on kindlasti üks eesmärk, aga et see ei ole nagu peamine eesmärk enam. Ja nagu näiteks Silveriga oli see, et tema jaoks nagu aasta tähtsam turniir oli Eesti meistrivõistlused. Mis oli nagu mõnes mõttes imelik, arvestades teda kui nagu tennise treenerit, et nagu ikka on oluline ju maailmas kuhugile jõuda, aga tema pani jah, et aasta olulisem turniir, milleks me valmistume Estikad. Aga enam ma ei tunne tegelikult, et see nii oleks. Mul oli lihtsalt see aasta oli see, et oleks ju, ma mõtlesin nagu, ma otseselt ei mõelnud seda, aga see kuskil kuklas mul oli, et oleks ju vinge, kui ma tulen aastaselt pausilt tagasi ja ikka võidan kõiki vaata. Kellele sa seal veerandfinaalis kaotsid, tuleta meile meelde? Mailen Nuudile. Aga see oli kole mäng, ma ütlen. Et kõik, kes seda vaatasid, ma arvan, mul oli niist kahju. Kindlasti saab selle kuskilt järele veel vaadata? Ei saa. Isegi kui saab, ei ole vaja vaadata. Mis seal siis veel tuleks? Seal oli nii suur ülemõtlemine ja närv, mis kuna ma ketrasin enda peas seda, et ma ei ole head vormi tagasi saanud, mis nüüd saab, Estikad tulevad, on ja juba muretsin 2 nädalat ette, ma mäletan, Armand ütles mulle ka kogu aeg, lõpeta ära, vaata, ära mõtle nende Estikate peale, see on mingi suvaline põhimõtteliselt kilaturniir, et nagu lõpeta ära, on ju. Et ma jah mõtlesin üle ja põlesin juba ilmselt enne läbi, kui ma üldse sinna väljakule läksin ja siis mul oligi nii suur närv, et siuke tunne oli, et ma ei oska üldse mängida. Et ei saa palli väljakusse, sa lihtsalt nagu keerad enda peas nii asjad lukku, et ei suuda nagu keha ei toimi niimoodi nagu peaks. Et jah, siis ma hullult võitlesin vähemalt. See oli vähemalt, mis ma tegin. Ma nagu peksin seal ennast ja mõtlesin, et alla ma ei anna ükskõik, mis nagu ongi kole ja vahet ei ole ja aga jah, kahjuks ma ei võitnud seda mängu. Sa oled praegu Eesti naiste 7. reket. Kas see on ka omaette eesmärk, et selles edetabelis natuke tõusta? Ei, sellele ma küll ei mõtle niimoodi. Ega ei ole pannud eesmärki, et tahaks nüüd Eestis olla top 3 või midagi. See on täitsa selles mõttes sobi. Vaatad sa mingis mõttes välismaa poole ka, et mismoodi välismaal treenitakse? Siin on hästi populaarne käia kuskil akadeemiates treenimas, et seotud oma tuleviku Eestiga või mõtled sa natuke mingeid teisi variante ka? No selleks on kõik raha vaja ja kui see raha ükskord tuleb, et seda on niimoodi, et reaalselt on võimalik minna nagu ära ka pikemaks ajaks või kuhugil akadeemiasse treenima, kas või nagu oma treeneriga, et lihtsalt see keskkonnavahetus ja et ma läheks küll ausalt öeldes, et see tunduks kõik nagu selline professionaalne ja ikka sa lähed teise keskkonda, need Eesti negatiivsed inimesed ei ole sul ümber, on ju. Lähed teise keskkonda ja eks ma arvan, et seal akadeemiates on ju kindlasti kõik nagu professionaalne, pluss seal on soe, see tegelikult annab nii palju juurde, sest siin Eestis sa ärkad hommikul mingi 7, siuke tunne nagu kell oleks 3 öösel, on ju. Lähed külm, siuke vastik trenni, nagu siis on palju nagu raskem minna trenni, kui näiteks Eestis suvelgi kas või. Suvel nagu ma ärkan jumala kergelt hommikul üles, kui on nagu mõnus ilm ja mõnus kliima vaata, et juba see annaks, ma arvan, palju juurde tegelikult, kui oleks nagu lihtsam minna trenni ja lihtsam motiveerida ennast, sest nagu ümberringi on kõik hästi. Et ei ole siuke negatiivne igal pool ja hall kõik, et ja ma arvan, ma läheks küll, kui oleks võimalusi. Tõmbaks tennisejuttudele joone alla, ma küsin veel sellist asja, kui palju sa muud sporti jälgid?
väga palju tegelikult ei jälgi. Eestlasi ikka jälgin. Kui mõni eestlane kuskil on Otti, mul isa on suur fänn, nii et ma kodus juba olen nii palju näinud seda. Kogu aeg tule vaata. et eestlasi ikka jälgin, netimänge jälgin ja sellist asju, aga muidu mul mingit alased poisid vaatavad korvpalli või midagi, mul seda niimoodi ei ole, et ma nüüd kodus fännaks mingit muud ala. Mul on suht ainult tennis. Mul õde ujub, siis tema ujumist ma jälgin ka. Järgmisel nädalal kuulutatakse välja aasta parimad sportlased, kes on Maria Lotta-Kauli parim mees- ja naissportlane? No naissportlane on muidugi Anett ju. Aga mees, ma arvan, et Ott on ju parim praegu. Kuigi seal kergejõustiklased olid ka ju väga Magnus Kirt ja Uibo, see oli ka väga vinge. Kergejõustiku tegelikult, kui on MM ja sellised asjad, siis ma jälgin. Kergejõustik mulle meeldib. Ma arvan, et see oleks see ala, mis ma võiks teha, kui ma tennist ei mängiks. Et see mulle ka meeldib. Kas seal Nazarovi trendides sa nii-öelda kaugust hüpata ei proovi, kõrgust? Mingi 3 aastat tagasi äkki hüppasin. Teivashüpet. Teivast ei ole proovinud. Ma tegelikult tahaks, aga see ei ole mõtet, vaata. Pärast ma jälle kukun seal kuidagi halvasti ja siis on uuesti mingi jama. Et seletama, kuidas see juhtus? Ei, ma rohkem mingeid jamas ja ausõna ei taha enam. Et ma tahaks proovida üks päev, kui ma enam tennist ei mängi, siis ma võib-olla proovin. Et mingid kaugust kunagi hüppasime, aga mul väga palju ei ole seda vaja, nii et ei ole nagu mõtet, vaata, see on rohkem siuke fun, et no vaatame, kui kaugele siis hüppad. Et jah. Kas see, et sul see õlajama oli, oled sa mingites tegevustes, mingites asjades nüüd tagasi tõmmanud ka, et ma ei tea, lumelauaga enam sõitma ei lähe? Seda ma ei teinud enne ka. Bensihüppeid ka ei tee enam, jah. Mingid ekstreemsustes oled sa tagasi tõmmanud või jälgid sa seda asja nüüd ka hoolikavalt, mida sa teed? Tegelikult ma olen kogu aeg olnud siuke ettevaatlik, et mul on võib-olla vanemad hästi palju väiksest peale rääkinud ka, et ära tee mingit lollusi ja kuku enda mingid luid katki kuskil mingi mõtetus, mingi nalja pärast, on ju. Et ma olen kogu aeg olnud siuke ettevaatlik, aga õla mõttes on see, et ma servin väga palju vähem. Ma arvan, et nüüd on juba aeg, nagu, kus võiks seda tõsta nagu servimise tunde nii-öelda. Et ma tegelikult, kui nii võtta, ma pole 3 aastat normaalselt servi harjutanud. Ma lihtsalt löön nagu niimoodi 10 minti trenni lõpust niimoodi. Et tegelikult seda osa võiks nagu suurendada nüüd juba vaikselt, sest ma teen palju topeltvigu ka nagu. Aga see ongi nagu arusaadav tegelikult, sest ma pole saanud servi lüüa ja seda harjutada, et jah. Kus su järgmine võistlus on? Ongi see sama Läti? Ongi Läti, jaa. 20 jaanuar siis. Kuidas sa jõule ja aastavahetust vastu võtad? Plaanis on trenni teha. Et no jõule ikka perega ilmselt ja aastavahetusel polegi mul mingid plaane hetkel. No mis sa jõuluvanalt tahad siis? Jah, mis tennisistid tahavad jõuluvanalt? Jõuluvana võiks leida mulle mõned sponsorid, et mul oleks rohkem võimalusi, väga hea. Võimalusi käia võistlemas ja sest tegelikult tahaks veel rohkem käia ja no üleüldse tegelikult isegi trennide eest on ausalt öeldes raske maksta, sest praegu ma sain need selle aasta rahad nüüd otsa, aga mul on vaja ettevalmistusperioodi eest maksta ja selle Läti turniiri eest, et ma siin praegu muretsen, et kust ma nüüd leian selle raha, et see on ka nagu siuke asi, mille pärast tegelikult ei tahaks muretseda, vaata. Kas sina pead käima ukselt uksele ja nende küsima raha või tegeleb see keegi sinu eest sellega? Ei, keegi ei tegele minu eest, ma ise suhtlen nende sponsoritega, kes mul on ja otsin ka uusi. Et jah, Silveriga oli selles mõttes oli ka hea, et tema tegeles selle asjaga. Et tema nagu otsis mulle inimesi aga mõnes mõttes jällegi oli nagu see, et ma ise väga ei suhelnud nendega. Et ma arvan, et tegelikult see on natuke vajalik, et nagu ise saaksid ka läbi inimestega, kes sind toetavad, et sa teaksid üldse, kes nad on ja millised nad on, et siis nagu et üldse nagu mingit tänu avaldada ja siukseid asju, et jah. Noh, ja meie saatele on ka päris palju kuulajaid, et kui keegi tunneb, et tahab Mariat aidata, siis tennis@Delfi, kirjutage meile, ma annan numbri edasi. Jah, muidugi. Konto number on EE 1704. Kohe konto numbri. Enda numbri. Aga suur tänu, Maria, et said tulla, oli tore, lõbus, huvitav. Jah, aitäh. Aitäh. Aitäh teile. Tennise podcasti Matchpall toob teieni Tallink.